Paide Wittgensteini tegevuskeskuse näituse riiulid on hetkel täis väga vahvaid mänguasju, mis kindlasti toovad nii mõnelegi meenutusi oma lapsepõlvest. Tegemist on mänguloomade näitusega. Et siin on neid üsna erinevast ajast, üsna erinevast materjalist ja elukaid on tõepoolest igasuguseid. Helimänd on Eesti kindlasti üks kirglikumaid kogujaid ning näitusel on välja pandud vaid osake tema kollektsioonist. Kui ma nüüd niimoodi kirjade järgi vaatasin, et kuskil 800 ringis peaks olema mänguloomi kogus. Aga siin võib-olla 500 ringis ma ei ole jõudnud üle lugeda. Ma arvan, et ikka väärtuslikumad on olemas. Et pigem jäid välja need, mida on topelt või mis olid igavamad. Näitusele on mänguasjad paigutatud ka vastavalt ajastule ja oma kindla süsteemi järgi. Et vanemad inimesed kindlasti mäletavad celluloidist mänguasju, mõnevõrra nooremad mäletavad kõvast plastikust mänguasju, siis veel nooremad mäletavad neid, mis on ikka niisugused pehmed ja karvased ja mõnusad. Aga siis on täitsa omaette valdkond on need, mida saab üles keerata või kuidagi liikuma panna. Praegu muidugi juba patareidega, aga varem olid niisugused vedrumehhanismid. Et see on nagu üks osa asjast. Aga teisel pool on siis nüüd niisugune kasside riiul ja tiigrite riiul ja koerte riiul ja metsloomade riiul ja nii, et see on nagu siis jälle et mismoodi mingit looma on siis kunstnikud või disainerid välja pakkunud. Kollektsionääri sõnul on selle kogumisega nii, et mida aeg edasi, seda keerulisem on leida vanu esemeid. Sest et ühelt poolt on see, et väga palju on kahjuks ära visatud. Et sellist, kas või näiteks need samad talulast lapse mänguasjad siin, need on ikka enamalt nüüd juba ise tehtud need pulgaloomad ja puust hobused. Aga mõned on olemas, mõned on niisugused ilmselt kuskil teise maailmasõja eelsest ajast pärit. Kui uurida esemete väärtuse kohta, siis muidugi on kollektsionääri jaoks iga ese hindamatu väärtusega. Ma arvan, et need, mis mulle endale väga meeldivad ja armsad on, ei ole eriti suure turuväärtusega. Aga kui vaadata meie neid kõige lihtsamaid ostuportaale, mis Eestis toimivad, et siis endiselt on selline nõukanostalgia huvitaval kombel. Et vahetevahel võib juhtuda see, et mingi nõukaaegne nukk ostas saab suurema hinna lõpuks kui mõni tõsiselt väärtuslik vana portselannukk. Erinevaid kollektsioone on Helimänni kogus umbes 20 ning esimese teadlikult soetatud eseme panid oma kogusse umbes 25 aastat tagasi. Ning ilmselgelt on see kõik, mis näitusel väljas ka meie ajalugu. Igal juhul ja ma tahan kiita just nimelt kõiki need inimesi, kes on endas leidnud kire koguda ja kollektsioneerida ja ka neid näidata siis teistele huvilistele. Et üks asi on koguda, hoida endale, vaadata ise, aga hoopis suurem asi on neid ka välja panna ja näidata siis laiemale üldsusele, eksponeerida ja selle raames siis ka koostada tekste ja mõelda süsteemselt, kuidas seda kõike teha. Nii et suur kiitus ja tänu nendele inimestele. Kui suureks aga kollektsionäär oma kogu kavatseb kasvatada, ega sellele vist täpselt vastust ei olegi. Raske on pidama saada, tähendab ja siin ongi, et ruum paneb asja paika, et praegu ma tõepoolest juurde püüan mitte osta, kui ainult, et praegu me oleme aabitsate poole vaadanud või kooli asjade poole, et need ei võta palju ruumi. Aga et muid asju mitte, sest väga palju on vaja restaureerida. Et need tuleb enne korda teha, kui midagi juurde hankida.